Kui me räägime digitaalsest ligipääsetavusest, siis me räägime sageli veebilehekülgedest või äppidest ja sellest, kuidas need peaksid koos näiteks ekraanilugeja või ekraani suurendusega või klaviatuuriga koos töötama. Aga tegelikult hakkab kõik koos üldse arvutist või nutitelefonist, seadmest või operatsioonisüsteemist, mille kaudu me üldse digitaalset maailma kasutame. See ligipääsetavuse seadus ütleb, et arvutid, tahvelarvutid, nutitelefonid ja nende operatsioonisüsteemid peavad olema kasutatavad ka siis, kui inimene ei näe, ei kuule, ei saa näiteks hiirt kasutada või puutetundlikul ekraanil toimetada või vajab kohandatud kasutajaliidest. Kui sa nüüd toodad, müüd või tood maale arvuteid, tahvelarvuteid, nutitelefone või ka näiteks Wi-Fi ruutereid, siis sa pead tagama, et need toetavad ligipääsetavuse funktsioone. See tähendab seda, et seadmed ja operatsioonisüsteemid peaksid toetama ja neis peaks olema näiteks ekraanilugeja, neil peaks olema hääljuhtimislahendused, sa peaksid saama ühendada selle seadmega ja kasutada seda kasutajaliidest siis ka klaviatuuri või mõne muu abivahendi abil, näiteks lülitite abil. Sa pead saama muuta kontrastsust ja teksti suurust ning värve. Sa peaks saama kasutada seda ka ilma värvideta kasutajaliidest, ehk siis kui sa oled värvipime näiteks. Ning navigeerida operatsioonisüsteemis hääljuhtimise ja klaviatuurilahenduste abil, nagu juba öeldud. Kui süsteemil on biomeetriline tuvastus, näiteks sõrmejälje või näotuvastus, siis sellisele lahendusele peavad olema ka alternatiivid. See tähendab seda, et kui näiteks inimene ei saa oma pilku fokusseerida ekraani peale või ta ei saa sõrme asetada sõrmejälje lugejale, siis peab tootja tagama, et need ligipääsetavuse funktsioonid oleksid testitud, dokumenteeritud ning nähtavad ka lõppkasutajale ja ehk siis kasutusjuhendis olema kirjas. Maaletooja peab selle dokumentatsiooni tegema kättesaadavaks näiteks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile. TTJA-le tuleb teada anda ka seis, kui tootja, müüja või maaletooja saab teada, et tootel on mingisugune ligipääsetavuse probleem. Ehk siis tuleb dokumenteerida, mis probleemid on leitud ja mida on siis tehtud, et püüda neid kõrvaldada. No Aino on meil 78 aastat vana ja ta suhtleb iga päev oma lastega videokõnede kaudu. Kui Aino tahvelarvuti ühel päeval automaatse uuenduse tagajärjel ümber disainiti, siis oli Ainol väga raske aru saada, kuidas lastelastele helistada. Nupud olid järsku väikesed, teksti kontrastsus oli väga kehv, äpid ja aknad olid läbipaistvaks muutunud, seal taga oli mingi sigri-migri, millest oli raske aru saada, isegi animatsioonid panid Ainol pea ringi käima. Õnneks oli Aino tahvlil ligipääsetavuse seadeid palju. Ja nüüd me näemegi siin ekraani telefoni vaatest, kus seadistusi muudetakse, sest et Ainol tulid küll lapselapsed ja lülitasid sisse näiteks tumeda režiimi. See suurendas kontrastsust, nad suurendasid ekraanil tekste, lülitasid animatsioonid välja ja muutsid isegi nupud suuremaks. Aino kasutab nüüd isegi ekraanilugejat, mis kohati lastelaste sõnumeid ette loeb. Tänu kõigele sellele saab Aino nüüd jälle kasutada oma lemmikrakendusi ja rääkida oma perega ilma selleta, et peaks kedagi appi kutsuma. Tegelikult see sama põhimõte kehtib meil kõigile, et kui seade on paindlik ja võimaldab sul seadistusi muuta, ligipääsetavamaks ennast muuta, siis on kõigil tegelikult lihtsam. No näiteks Markus töötab meil IT-projekti juhina ja tema kasutab ratastooli. Temal on oluline, et ta saaks kasutada arvutit klaviatuuriga, kasutada ning hääljuhtimisega. Hiirt tema kasutada ei saa. Ta juhib arvutit klaviatuuri käskluste abil ning kasutab hääljuhtimist, mis aitab tal dikteerimise abil teksti sisestada. Arvutil on isegi funktsioon, mis võimaldab tal hiirekursorit näiteks pilguga juhtida ning näoilmeid muutes programmides valikuid teha. Kusjuures kõik see oli tema läpakasse juba tehases sisse ehitatud. Tegelikult tänased suuremad platvormid juba toetavad ligipääsetavust juba eos. Näiteks siin me näeme Windowsi ligipääsetavuse seadeid. Siin on ekraanilugeja, mille nimi on Narrator. Windowsil on suurendusvõimalusi, on võimalus kasutajaliidest kohandada. Neil on võimalused kuvada subtiitreid selles osas, mida räägitakse automaatselt ning kasutada erinevaid juhtimise lahendusi.
macOS ja iOS kasutavad samuti erinevaid ligipääsetavuse lahendusi. Näiteks on neil ekraanilugeja, mille nimi on VoiceOver, on erinevad võimalused telefoni või arvutit juhtida klaviatuuri või erinevate žestidega, kohandada samuti visuaalset kasutajaliidest ning lasta telefonilt näiteks tuvastada ka helisid enda ümber ja neist märku anda ekraani peal. Samuti on erinevad lahendused Androidis, kus on ekraanilugeja, mille nimi on TalkBack, jälle erinevate visuaalse kasutajaliidese kohandamise võimalused, aga ka näiteks võimalus animatsioonide kiirust muuta. Kas sina teadsid, et 45% iOS-i kasutajatest kasutab mingit ligipääsetavuse funktsiooni ning Androidi kasutajate sees on see protsent 61%. Neist kõigist 37% muudavad teksti suurust, 24% aga kasutavad tumedat režiimi ehk siis dark mode'i. 16% aga eelistavad suurt kasutajaliidest. No see seadus kõik ei nõua tegelikult, et sa peaksid tegema uue tehnoloogia, vaid lihtsalt looma oma seadmed paindlikumalt, ehk siis võimaldama inimestel kohandada seda, mismoodi nad sinu seadmeid kasutavad, kas siis ekraanilugeja abil või kohandades visuaalset kasutajaliidest või ühendades hoopis mingisuguseid lisaseadmeid selle seadmega. No see kõik tähendab tegelikult ka muuhulgas seda, et kui näiteks ettevõtte IT-osakond jagab töötajatele välja seadmed, siis nad ei tohiks keelata ära seal näiteks ka siis ligipääsetavuse lahenduste kasutamise, sellepärast et paljudel inimestel on vaja ligipääsetavust igapäevases töös ja elus.